Täna räägime koduloomadest ja teemaks on kassid. Kassidel on siin nina juures vurrud ja uurime täna koos välja, miks ja milleks kassid vurre kasutavad. Selleks, et saada teada, mis tunne on siis, kui on vurrud, siis me kasutame selliseid võltsvurrusid. Ma kasutan selle jaoks joogikõrsi. Ja me kõik teame, et kassidel vurrud on siin niimoodi nina juures ja need on erinevatel kassidel erineva pikkusega. Vaadake, kasside vurrud on siis sellises pikkuses, et need on sama laiad kui nende keha. Nii et minu puhul see siis tähendaks, et niipidi on õiges pikkuses, aga tegelikult ma olen ju kitsam, ehk siis vurrud võiksid olla umbes ühe kõrre laiused. Nii et ma võtan siis selle ühe kõrre, lõikan pooleks ja nüüd ma sain siis need vurrud, mis on siis selles minu laiuses. Ja kassidel, kui neil on vaja kuskilt vahest läbi minna, siis neil on vurrud, millega nad tunnetavad, mis ümberringi toimub. Ehk siis näiteks, kui meil siin on selline kitsas vahemik ja nüüd on siit vahelt vaja läbi pääseda, siis selle asemel, et kohe siit pea läbi lükata ja avastada, et tegelikult ei mahu, siis kassidel on siin ees vurrud ja siis nad tulevad siia juurde ja siis tunnevad, et need vurrud lähevad vastu seina. Järelikult mina siit läbi ei mahu ja nad sealt minna ei taha. Kui aga vahe on suurem ja tuled siit ja tunned, et vurrud mahtusid läbi, järelikult mahun ise ka ja hüppavad sealt läbi. Aga see ei ole üldse mitte ainuke viis, kuidas kassid vurre kasutavad. Nimelt, kassid on kiskjad ja nende silmad on arenenud selleks, et näha kaugele ja kiiresti liikuvaid objekte, mis tähendab seda, et nad ei suuda näha teravalt lähemal kui 30 centimeetrit olevaid asju. Ehk siis, kui hiir on siin kohe nina ees, siis kass ei suuda pilti sinna teravaks teha. Aga selle jaoks tulevad mängu vurrud. Nimelt, kassid suudavad enda vurre, mis neil tavaliselt on niimoodi külje peale, vajadusel keerata otse ette. Ja siis nende vurrudega tunnetada, võt siin. Ja niimoodi nad saavad väga täpselt kindlaks määrata, kus see saak, kellele vaja hambad sisse lüüa, parasjagu on. Nii et kassid kasutavad vurrusid ka nägemiseks. Lisaks sellele on kassidel vurrud mitte ainult siin nina all, vaid ka käppade küljes. Ja käppade küljes olevate vurrudega kassid tunnetavad enda ümbritsevat ja suudavad tänu sellele väga vaikselt kõndida ja ilma mitte midagi ümber ajamata. Ehk siis lähevad, vurr tunneb, siin on midagi, siia ei astu. Astub natukene mööda. Et seda katset, kui teil on endal kodus kass, võite proovida teha, et panete toomina klotsid kõik niimoodi koridori peale ja siis palute kassil sealt vahelt läbi jalutada. Ja tõenäoliselt ta ühtegi toomina klotsikest ümber ei aja. Nüüd ise järgi proovida kodus. Võiksite ka sellise kassi mängu teha. Teete endale joogikõrtest vurrud. Võite neid panna siis endale siia nina alla, et testida, kust vahelt läbi mahute. Aga võite panna ka käte või jalgade külge ja siis silmad kinni panna ning proovida, kui edukalt teie ainult vurrudest saadava info põhjal liikuda suudate.